Pelgulinna kool on kogukonna kool. Meie kogukonnas hetkel on veidi üle 800 õpilase, kuid kogukond on tegelikult suurem. Siin on ajast aega ja põlvest põlve käinud praeguste õpilaste vanemad ja vanavanemad. Õpitud on nii kunsti, peaasjalikult kunsti, kui ka teisi olulisi aineid. Kuid kõige olulisem aine on meil õppimine. Õppimine on tarvis selgeks õppida, see on kõige võti. Lisaks õpilastele õpivad meie koolis ka õpetajad. 2018. aastal käivitasime õpetajate koosõppimise professionaalsetes kogukondades ehk meie mõistes õpiringides. Õpetajad kohtuvad iga 3 nädala tagant ja räägivad ühistel teemadel, mis toetavad õpilaste õppimist klassiruumis. Õpiringid loovad hea aluse just nimelt hästi efektiivseks õppimiseks, sest selle käigus kõigepealt õpetajad saavad uusi teadmisi, nad toetavad üksteise motivatsiooni, kujutavad uusi praktikaid ja rakendavad neid. Ja just nimelt rakendamine on hästi suurt pingutust ja motivatsiooni nõudev. Kui aga õpetajad ühes koolis koos rakendavad uusi meetodeid ja töötavad õpilaste jaoks välja uusi vahendeid, siis nad toetavad ka üksteise motivatsiooni. Õpiringid on mind kui alustavat õpetajat väga palju sellest toetanud, et ma olen saanud seal võimaluse suhelda vanemate õpetajatega, et saada teada nende kogemustest, mis õpetamist puudutab. Et sõltumata sellest teemast, mis konkreetne õpiring on käsitlenud, on see juba väga vajalik tund minu jaoks olnud. Et kuidas sinu jaoks siiani on olnud? Eks minu jaoks on ka ta tegelikult ikkagi üks selline koostöövorm. Et täpselt samuti, et võib-olla see kõige olulisem on see kogemuse jagamine. Et vahest ma olen mõelnud, et võib-olla et mida siis noorel õpetajal ja vanemal õpetajal koos õppida on. Aga selge on see, et vanemal kolleegil või õpetajal on omad tarkused ja noorel jälle omad tarkused. Ja nende vahetamine tegelikult ongi väga oluline. Ja just selle õpiringi raames, kus me käsitleme erinevaid teemasid, ükskõik kas see on siis õpilaste motivatsioon, mis puudutab ju ka samamoodi õpetaja motivatsiooni, või siis kuidas saada paremini hakkama tundide ja oma tööga õpetajana ja siis samamoodi, kuidas me saame seal juures toetada õpilasi jälle oma õppeainetega hakkama saada. Et selles suhtes kõik need videod, mida me oleme siiani vaadanud, on minule väga kasuks tulnud, mis siis, et on olnud vanemaid õpetajad, kes on öelnud, et nemad on seda juba oma ülikooli raames juba mitu korda käsitlenud. Minu jaoks on suurem osa uus, aga ma arvan, et paljus ka kordamine või uuesti meelde tuletamine on tegelikult üks võtmetegevus, et ka nendele vanimatele olijatele. Õpetajate teadlikkus üksteise tööst on tõusnud, õpilaste õppimine klassi tasandil on paranenud, sest õpetajate ühine koostöö ja nõudlikkus on igale õppijale ühtemoodi arusaadav.